tere! Toora nälepeatükk või keel algab järgmiste sõnadega ja Mooses kogus kokku kogu Iisraeli laste koguduse ning ütles neile: Need on sõnad, mille järgi Issand on teid käskinud teha. 6 päeva tehtagu tööd, aga 7. päev olgu teile püha, täielik Issanda hingamispäev. Kes iganes teeb tööd, seda karistatagu surmaga. Ärge süüdake tuld hingamispäeval, kus te iganes elate. Käesoleva salmi kohta esitavad Toora kommentaatorid mitu küsimust. Miks kasutatakse salmis väljendit ja Mooses kogus kokku? Reeglina kasutab Toora väljendit ja Mooses rääkis, nagu näeme seda järgmistes salmides. Mooses ütleb, need on sõnad, mille järgi Issand on teid käskinud teha, kuid ei täpsusta, mis need sõnad on. Kommentaatorid ütlevad, et need sõnad viitavad tõstelõivule, mida tuleb anda ilmutusmaja otstarbeks. Jääb ebaselgeks, miks edaspidi, kui jutt käib tõstelõivu andmise kohta, kasutab Toora väljendit ja Mooses rääkis. Seega peaks ütlema, et väljend ja Mooses kogus on seotud käsuga 6 päeva tehtagu tööd, aga 7. päev olgu teile püha. Kuid miks peab juutidele uuesti käskima hoidma sabatipäeva, kui seda on juba kästud Toora andmise ajal? Miks salmis mainitakse 2 korda sõna sabat? Shabbat on täielik hingamispäev. Rashi seletab, et Mooses kogus kokku Iisraeli lapsi järgmisel päeval peale Jom Kipuri, kui ta tuli Sinai mäelt tagasi. Sellest näeme, et ja Mooses kogus kokku on otseselt seotud Jom Kipuriga, mille idee seisneb kuldvassiga teenimise seotud patu lunastuses. Kui Jumal ütles Moosesele, ma annan andeks, nagu oled palunud. Peaksime aru saama, milles seisneb Iisraeli laste kogumise ja Jom Kipuri seos. Kuna Toora rullis puuduvad täishäälikud, siis meie salmis oleva sõna tehtagu on hebrea keeles võimalik lugeda 2 viisil, taase ja tease. Sõna taase viitab töö tegemisele, mille tegemisse on inimene väga süvenenud. Sõna tease viitab töö tegemisele iseenesest, ilma et inimene sellesse üleliigselt süveneks. Midrash ütleb, et kui juudi rahvas täidab Jumala tahet, teevad nende tööd teised inimesed ja see on õnnistus ülevalt. See on ka viis, kuidas juut peaks suhtlema töösse 6 argipäeva jooksul, kui tööd peaks tegema ilma süvenemiseta ja ilma üleliigse pingutuseta, justkui see saab tehtud iseenesest. Nagu ütleb kuningas Taavet psalmides, sa sööd siis oma käte vaevast, sa oled õnnis ja sul läheb hästi, mis tähendab, et vaevama peab inimene ainult oma kätega, kuid tema pea ja süda peavad olema hõivatud ainult Toora ja käskudega. Jätkab kuningas Taavet ja ütleb, sa oled õnnis ja sul läheb hästi. Sa oled õnnis selles maailmas ja sul läheb hästi järgmises maailmas. Kui tööd tehakse see viisil, siis inimene ei vaiva oma pead ja süda tööga seotud probleemidega. Ta pingutab ainult nii palju, et luua anum Jumala õnnistuse jaoks. Igas tegevuses saavutatakse edu tänu Jumala õnnistusele ja mitte tänu töö tegemisele, kuigi õnnistusel peab olema anum selles materiaalses maailmas. Siiski peab meeles pidama, et see on ainult anum. Inimene peab kulutama täpselt nii palju jõudu, kui seda on vaja anumi loomiseks ja mitte rohkem, ning tema pea ja süda peaksid olema vabad teisteks asjadeks. Teisest küljest jääb arusaamatuks, miks salm ütleb, et töö on käte vaevas. Kas tööd peabki tegema ilma südameta? Kui inimene tegeleb tööga, mis talle meeldib, siis isegi kui ta panustab sellesse väga palju jõudu, ei väsi ta ära, võrreldes tööga, mis talle ei meeldi, mille tegemisel isegi lühikese aja jooksul väsib ta kiiresti ära. Sama kehtib ka inimese puhul, kes ei saa naudingut materiaalsetest asjadest ja ei soovi panustada nendesse rohkem, kui ta peab. Ta väsib nendega tegemisel kiiresti ära. Kuid selleks,
et sabatipäev oleks inimese jaoks tõeline hingemispäev, peavad sellele eelnema 6 argipäeva, millal tehti tööd, kuid viisil, et töö sai tehtud iseenesest. Ka sabatipäeval peaks inimene suhtuma oma töösse justkui see on juba tehtud. Vastasel juhul, kui kogu nädala jooksul inimene liigselt süveneb töösse ja sellega seotud muredesse, siis ei saa ta nendest vabaks ka sabatipäeval. Tööga seotud mured ja mõtted hakkavad piinama teda ka siis. Aga kui ka töönädala jooksul kogu inimese töö saab tehtud iseenesest, siis ka töönädala sees hakkab inimene tajuma sabatipäeva. Ja kui sabatipäev päriselt kätte jõuab, siis inimese jaoks muutub see sabatoniks, täielikuks hingamispäevaks. Nüüd peaksime aru saama, kuidas täielik hingamispäev, šabaton, on seotud Jom Kipuriga ja kuldvasikate inimese lunastamisega. Hassidiline õpetus seletab, et kui inimene peab oma tööd oluliseks, kummardades oma pead ja intellekti, siis mõnes mõttes tegeleb ta pagana usuga, mida sümboliseeris kuldvasikas, kuna inimese arvates saab ta oma heaolu tänu tööle ja mitte tänu Jumala õnnistusele. Sellisel juhul hakkab inimene panustama oma töösse kogu oma jõudu, kuna tema arvates omab tema töö tähtsust. Kuid kui inimene näeb tõde, et tema heaolu ja edu põhjuseks on ainult Jumala õnnistus, siis ka tööd hakkab ta tegema viisil, et see saab tehtud iseenesest. Selles seisneb šabatoni, täieliku hingamispäeva ja Jom Kipuri seos. Paganausu kuldvasikate inimesega seotud patu lunastamine tuleb läbi selle, et inimene teeb 6 päeva jooksul tööd viisil, et töö saab tehtud iseenesest, ehk et inimene mõistab, et tema heaolu sõltub Jumala õnnistusest ja mitte sellest, kui palju jõudu ta oma töösse panustab. Nüüd on võimalik ka aru saada, miks meie nädalapeatükk algab sõnadega ja Mooses kogus kokku ja mitte sõnadega ja Mooses ütles. Peale toore andmist juudi rahvale oli vaimne mustus eemaldatud meie maailmast ja peale kuldvasika pattu tuli see tagasi. Selleks, et maailm saaks uuesti mustusest puhastatud, selleks, et maailmas saaks ainu Jumala kodu, pidi Mooses koguma kokku kõike selle maailma aspekte, maailma, aega ja hinge, et luua tõelise ühtsuse. Vastavalt sellele on salmis mainitud kõik 3 aspekti. Need on sõnad, 39 tüüpi materiaalseid loometöid, mis on keelatud sabatipäeval, maailm. Kus te iganes elate, koht, kogu Iisraeli laste kogudus, hing, 6 päeva tehtagu tööd, aga 7. päev olgu teile püha, täielik Issanda hingamispäev, aeg. Ühendada kõike maailma aspekti tõeliseks ühtsuseks saab ainult Mooses. Ja kuna igas juudi hinges asub Moosese hinge säde, siis ka iga juut suudab tuua maailma selle loomise eesmärgini, tegemas sellest Jumala kodu. Kuna sabatipäeva seaduste peatükk asub Tooras ilmutusmaja ehitust kõrjeldava peatüki kõrval, mis näitab, et nemad on otseselt seotud, siis ka tänu õigele sabatipäeva hoidmisele saab ehitatud 3. tempel, millega saame tuua meie maailma selle loomise eesmärgini, tegemas sellest Jumala kodu. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!